Ilmar Kivisaar, oletatavalt teise põlve väliseestlane. Aastal 1976 pildistas ta USA's Baltimori kokkutulekul üles sadu väliseestlasi, et teha fotodest näitus. Protestiks Nõukogude okupatsiooni vastu Eestis plaanis ennast koos fotodega avalikult ära põletada. Uppus samal aastal koos kõigi ilmutamata fotodega. Ilmar Kivisaari lugu asus uurima väliseestlaste uurimise komitee. Komitee eesmärk on süstematiseerida ja kaardistada väliseesti. Tabada kokkulangevusi, allhoovusi, juhuslikkust. Need rangelt eristada ja katalogiseerida. Aastal 2000 palkas komitee Ilmar Kivisaari juhtumit uurima Andri Kivisaare. Nimede kõlaline kokkulangevus juhuslik. Andri Kivisaar alustas tööd Torontos, mis on väliseestlaste tähtsaim keskus Põhja-Ameerikas. Kuna lahkhelid väliseestlaste uurimise komitee ja väliseestlaste vahel välistavad igasuguse koostöö, tuli Andri Kivisaarel esineda filmirežissöörina. Kummalistel asjaoludel jäi Andri Kivisaare töö pooleli. Samuti jäi tegemata film. Võttegrupp lahkus Torontost ootamatult 4 päeva ette nähtust varem. Andri Kivisaar kadus, vahetas nime, välimust ja asus tööle uuel alal. Aruannet ta meile ei esitanud, telefonikõnedele ei vasta. Käesolev ettekanne katsub tagantjärele välja selgitada, milleni Andri Kivisaare uuring viis ja mispärast töö ootamatult katkes. Meie ülesanne on raske, sest ka teised asjaosalised, võttegrupi operaator ja toimetaja on kommentaaride jagamisest keeldunud. Meie uurijad on veendunud, et vastus peitub filmitud materjalis, mille Andri Kivisaar jättis maha Toronto Eestimaja arhiivi. Pärast alandavaid läbirääkimisi sealsete väliseestlastega õnnestus meil see materjali enda valdusse saada. Hangit osutus väga ebaühtlaseks. Komitee ei nõudnud filmimist. Ometi on Kanadas üles võetud üle 20 tunni. Kuigi seda tehti üksnes kattevarjuks, on filmitus märgata organiseeritust ja sihipärasust, mis andiski tõuke uurimise taasalustamiseks. Suurt abi pakuvad meile Andri Kivisaare märkmed, küll dateerimata ja süsteemita, ent loetavad. Samuti hangitud fotod ja dokumendid ning vanad filmikaadrid. Materjali hulgas oli ka Andri Kivisaare fotoaparaat, milles olnud filmi komitee ilmutas. Aastal 1976 kogunes USA'sse Baltimori 15 000 väliseestlast, teiste hulgas ka Ilmar Kivisaar Austraaliast. Inimesed nõudsid valjuhäälselt Eestile vabadust. Ilmar Kivisaar oli ainus, kel oli konkreetne plaan, mida ta hakkas järk-järgult ellu viima. Pildistada üles võimalikult palju väliseestlasi, teha nende fotodes suur näitus, selle finaalis süüdata fotod põlema ja põletada ka ennast. Tuleb ära märkida, et ainus inimene, kes Ilmar Kivisaari plaanist teadis, oli Nick Adams Sydney muusikaülikoolist. Tema lekitas informatsiooni KGB-le, kus avati toimik ja võeti Ilmar Kivisaari tegevusvalve alla. Ilmar Kivisaar uppus teel Baltimorist koju, kõik fotod koos temaga. Kümnendal juulil 2000 kohtus Andri Kivisaar Kaljo Popiga, kes oli Baltimori eestlaste kokkutuleku peakorraldaja. Märkmetes leidub tema kohta viide. Väike, väga umbusklik, kardav. Ja üldse see grupp, kes seda organiseerima Kaljo Popp lahkus Eestist 1944. aastal Rootsi, sealt Venemaa ähvardava läheduse tõttu laevale meremeheks ja paari aasta pärast USA'sse Baltimori. Elanud seal 1947. aastast peale. Töötanud ka USA valitsuse juures, kuulunud Baltimori linnakomiteesse.
Jutt oli lahki ja ladus, kui kõne all oli Eestlus või Baltimoori kokkutulek. Ilmar Kivisäri looga ennast siduda ei tahtnud. Väitis, et pole kunagi kuulnud. See oli ikkagi aeg, kus oli ei olnud vabadus, kui sellist ei olnud olemas. No, Austraaliast oli suur grupp siin ja ma tean neid kõiki, aga seda nime ei ole kuulnud. Ütleme, nagu te nimetate seda, mis te tahtsi ennast põletada või midagi. No see on fanaatikus. Ma ei leia, et seal mingisugust tähtsust enam. Nüüd on ei olnud sellest siis. Ja mõni mujal tehti ju seda, ma ei tea, ütleme, hindud ja mis nad panid ennast põlemad malasti üle petrooliga ja tegi niisugust asja. Isiklikult ma ei leia, et sellest mingisugust suurt tulemust või kasu oleks või see arvatakse, et see oli lihtsalt, et talle oli midagi viga teha. Kui sa tahad midagi vabadusest sõdida, sa teed see teistmoodi, mitte sellega ennast ära hävitad. Kui ta läbi käis, kui need ei teadnud, kui keegi oleks seda teadnud, ma olen päris kindel, et need oleks lõpetanud tema ka läbikäimise ära. Andre Kivisaarel oli teada, et ta kohtub ametnikuga. Seepärast polnud tal intervjuu tulemuste suhtes illusioone. Aga ma ei saa... F.O. Oletatavalt Austraalia eestlane. Tunnistas, et on Ilmar Kivisaari loost kuulnud, aga väitis, et selle nimelist pole Austraalias elanud. Keegi Valdo Kivisaar saanud 1975. aastal Adelaide'i lähedal autoõnnetuses surma. Tema lesk abiellunud uuesti, kuid kadunud seejärel aktiivse eestlaskonna ridadest. Meil on alust arvata, et mees, kellega ta abiellus, kandis tookord nime Gerhard Platte, kes seejärel võttis nimeks Ilmar Kivisaar. Ja, aitäh. Siis saate soovitada. Saksa päritolule on viidatud ka Ilmar Kivisaari KGB toimikus. Seda kõike Andre Kivisaar ei teadnud. Andre Kivisaar veetis mitmeid tunde Eesti Maja arhiivis. Ta uuris väliseestlaste sündide ja surmade raamatut aastat 1976. Ta otsis dateeringut Ilmar Kivisaari surma kohta. Ilmar Kivisaari surma üles tähendatud polnud. Kuid see, mis ta selle käigus avastas, suunas edasise uuringu hoopis uuele rajale. Nimelt oli surmajuhtumite arv 1976. aasta augustist detsembril lõpuni märgatavalt suurem kui mis tahes muul ajal. Kõik surmapõhjused olid hämmastavalt sarnased. Enne seda ma tegin juba filmi 1900. Edgar Väär oli 1976. aasta Baltimoori kokkutulekust tehtud filmi režissöör. Ta elab Torontos, töötab operaatorina Kanada riiklikus ringhäälingus CBC. Baltimore Eesti päevadel see kõige meelde jäävam moment oli valguspidu. On pärit Kuressaarest. Eestist lahkus 1944. aasta sügisel. Ta ei pääsenud Rootsi, sattus Saksamaale. Tegi sõja lõpuni ühes talus põllutöid. Kaislingeni põgenikelaagrist tuli 1948. aastal Kanadasse. Operaator 1959. aastast peale. Filminud väliseestlasi peaaegu kõigil kokkutulekutel. Oli Ilmar Kivisaari lugu arutanud juba Kalju Popiga. Väitis, et Ilmar Kivisaar pidi olema haige. Siin on olnud inimesi, kes on ennast põletanud mitmesuguste asjade eest, aga neid paljud ei mäleta enam, miks nad seda tegid ja mille eest. Ma ei saa aru, kuidas see oleks isegi aidanud seda Eesti vabastamist ühe mehe enesetapp sel viisil. Inimesed teevad väga omapäraseid asju vahel ja me ei tea, mis mees see oli ja mis psühholoogilised probleemid tal võib-olla olid. Nii et kui seal oli palju pilte paljudest inimestest, ma ei leia, et see oleks, et minu pilt oleks seal suurt vahet näinud mingil viisil. Kui ta oleks ainult minu pildi võtnud ja siis... No see oleks võib-olla välismaa ajakirjanduse tähelepanu tõmmanud Eesti vabaduse
küsimusele võib-olla lühikeseks ajaks. Ma ei tea, kus ta uppus, kus see juhtus. Võib-olla seal oli mingisugune KGB või oli seal siis midagi tahtlikult tehtud ka, ma raske öelda ja no ma ei tea, võib-olla need Austraalia inimesed, kes tunnevad ja tundsid teda, võib-olla teavad rohkem sellest. Välis-Eesti sünditeel surmade raamat tõi ära 1976. aasta lõpul surnud eestlaste nimed, surma põhjuse ja viimase elukoha. Osad majad pole säilinud, teistes elavad uued inimesed. Andre Kivisaar märkis Toronto surnute aadressid linnakaardil ristiga ja püüdis neid sirgjoontega ühendades avastada nende paiknemise korrapära. Ta lootis, et sel viisil on võimalik välja selekteerida juhuslikkus. Tekkinud kujundid pidid andma vihje, mingi märgi, sõna, silbi, tähtkuju. 24 aadressi, 24 uppumist. Shepardi avenüü 148. 1976 elas siin Hans Marker, arhitekt. Suri aasta lõpul. Kahtlustati enesetappu. Tema laip leiti kevadel Ontario järvest. Eglinton avenüü 90. 1976 elasid siin Robert ja Mai Kiil. Pärast Baltimori sõitsid reisile Lõuna-Ameerikasse, hukkusid laevaõnnetusel. Burnham Hope Road 135. Teisel korrusel paremat kätt elas Albert Vellik, pensionär. Põdes astmat, suri 1976. aasta sügisel hapnikupuudusse. Dixon Road 17. 1976 elasid siin Vilja ja Tõnis Grossman. Hukkusid detsembris autoõnnetusel, kui nende auto paiskus sillalt jõkke. Tommy Thompson oli 1976 Baltimoris ametlik fotograaf. Tema õige nimi on Evald Thompson, pärit Heinastest, Grantide suguvõsast. Väitis, et on kapten Granti laps. Lahkus Eestis sõja ajal. Oli Saksa sõjaväes, sõjavangis. Kuulus pärast sõda Nürnbergi vahikompaniisse. Eestisse tagasi ei läinud. Fotograaf. Sa näed, eks igal pool on siin ju olemas minu pildid, eks ole vist. Pildistanud väliseestlasi nende kõigil kokkutulekutel. Ilmar Kivisaarist kuulis esimest korda. Arvas, et mees tegi õieti. Sensatsioon on maailmas sellepärast, et Baltimore püüdis samal 200 aastat vist, 200 aasta vabadus, mis oli Baltimore. Kas kodumaa eest surmaminek on sellel mingit mõtet sinu arvates? See on küsimus, eks ole, mis on jälle patrioodine asi. Muidu läheks, eks ma lähen kogu aeg selle peale. Ma läksin sotti ja mina olin üks, eks ole. Vanad viid ära. Ja ma väga palju noori poissi olin.
Miks ma pean niimoodi? Kui inimene tahab ennast surma viia või saata ennast, siis ta tähendab seda, eks teatud määral, eks on juba natuke, eks nad nagu siin nii kaugel me pole jõudnud iseenda lõppu teeks, aga kui ta selle põhjusel tegi, et ta tahtis tähelepanu juhtida terve Ameerika mandrile või terve maailmale, siis tegi õieti. Alati peab olema keegi martiir, keegi peab olema. Ma ise ei tahaks niisugust asja teha, eks ma olen liiga elus kinni ja ma pean elu väga kallimaks. Muidugi see isamaa eestlased saavad surma, siis on teine asi, aga ja nii ma ei tea ütelda midagi, et fotograafil oleks rohkem õigust midagi määrata või otsustada. Keegi sellepärast, üks tavumis vaja, kui ta tahtis teha selle, siis ta tegi seda oma pead täiesti ja ilma kellegi mõjutamata. Vaadates kaadreid jäädvustatud inimestest, uurides nende taustu, äratas meie tähelepanu kinnisvaramaakler Jim Carveri sage esinemine. Jim Carver on kanadalane, kuid abielus eestlasega. Ilmnes, et tema praegune tööandja, büroo Revix, oli enne pankrotti 1977 kuulunud tema isale John Carverile. Pankroti põhjus on ebaselge, kuid vahetult ennem seda, 1976 oli büroo omandanud krunte aadressidel Dixon Road 17, Burnham Thorpe 135, Eglintoni Avenue 90. Samadel aadressidel, mille eestlastest elanikud õige pea kummalisel kombel uppusid. Mortimer Avenue 29. 1976 elas siin tütrepere juures Erika Haaber. Lämbus detsembris biskviiditüki tõttu, mis läks kurku ja lämmatas hingetoru. Hollinger Road 114. 1976 elas siin Irma Siivelt, näitleja. Tema surnukeha leiti 1976. aasta septembris kodunt vannist. John Street 62. 1976 elas siin Marta Peetson. Oli tööl bensiinijaamas, mis langes rööviohvriks. Ta lämmatati kilekotiga. Broadview Avenue 65. 1976 elasid siin Vello ja Hildegard Mölder. Mees lahkus kodunt ühel augusti hommikul kalale, jäi kadunuks. Viiendaks päevaks oli Andri Kivisaare uuring tekitanud juurde hulga vastuseta küsimusi. Kus sai kinnisvarabüroo infot oma ostude sooritamiseks? Kui palju teab sellest Jim Carver? Mis seos on sellel Ilmar Kivisaari enesepõletamisega? Ilmar Kivisaari plaan end ohverdada. Tema ootamatu uppumine, suure hulga väliseestlaste üheaegne surm pärast seda. Kinnisvarabüroo ettevalmistatus, nende majade ostuks. Kõigi tehingute katki jätmine, firma taandumine ja pankrot. Jim Carver Andri Kivisaarega kohtuma ei nõustunud. Komitee uurijad võtsid ette Andri Kivisaare pooleli jäänud tööd Toronto surnute aadressidega. Nad kulutasid kuid toimiva printsiibi leidmiseks. 24. oktoobril 2000 see õnnestus. Arv 24 aadresside hulgana annab enda ristsumaks 6, mis jagub 3. Number 3 igasuguse intriigi alusena aitab moodustada 8 kolmnurka, mille omavaheline kombineerimine võimaldaks luua ühe suure kolmnurga, kus aga peituks kogu probleemi lahendus. Meie uurijad olid veendunud, et lahendus leitakse.
Väliseestlaste uurimise komitee lubab endale ühe oletuse, mille tõeks olemise võimalus lakkab olemast kohe, kui keegi suudab midagi vastupidist tõestada. Ilmar Kivisaar põdes kummalist tajuhäiret. Ta ei suutnud teha vahet kujutisel ja kujutataval. Ilmar Kivisaar uskus, et omades fotot kellestki, kuulub see keegi talle. Tabajal on tema üle võim. Tabatu on tema oma. Ilmar Kivisaar, kes vähese karisma tõttu ei saanud olla Hitler, Stalin, Mussolini, isegi mitte David Koresh, võis olla ometi kuningas. Jumal, kui tal oli sadu fotosid inimestest, kelle saatus oli tema kätes. Olles endas avastanud sellise võime, suuta otsustada paljude eest ja ühendada nende püüdlus iseendas üheks konkreetseks teoks, pidi mees olema esialgu hirmul. Mingi altruistliku puhangu ajal võttis ta vastu otsuse end millegi suurema teenistusse anda. Meile seni mitte teada olevatel põhjustel valis ta välja Eesti. Ilmar Kivisaar uskus, et kui ta ennast koos nende piltidega Eesti vabaduse nimel põlema paneb, oleks sellest ohverdusest valanduv energia küllaldane okupatsiooni lõpetamiseks. Ilmar Kivisaar oli vaba oma tegu ellu viima seni, kuni keegi polnud teda ennast ühelegi fotole püüdnud. Võimalus Jim Carverit intervjuule meelitada oli praktiliselt nullilähedane, ent Andrei Kivisaar ei loobunud. Nüüdseks võime kindlalt väita, et 1976 ootamatult uppunud inimesed olid kõik jäädustatud Ilmar Kivisaari fotodele. Fotode põletamise korral oleks neid inimesi oodanud tulesurm. Inimeste ja nende majade põletamisele oli teinud panuse ka kinnisvarabüroo. Nagu me praeguseks teame, afäär ebaõnnestus. Oli see õnnetu juhus. Kes oli Ilmar Kivisaar tegelikult? Sakslane, kes hakkas eestlaseks ja tahtis Eesti vabaduse eest surma minna. Andrei Kivisaar leidis, et keegi pidi Ilmar Kivisaari käitumist teadlikult suunama. Peamine asjaolu, mis tegi Ilmar Kivisaari põlemisplaani juba ette ebaõnnestumisele määratuks, on väliseesti üldine tulekindlus. Vaadeldes lähemalt maju, kus elasid Baltimoris üles pildistatud inimesed, torkab esimesena silma hüdrant. Kraan, mis toob tänavate alla ehitatud tuletõrje veetorustikust vee maapinnale, ei kuulu mitte iga maja juurde, kuid loob esmase garantii, et sinu maja tulesurmast päästetakse. Ilmar Kivisaari uppumise otsene põhjus jääb saladuseks. Selle taga võis olla konkureeriv kinnisvarabüroo, võis olla KGB, mehe enda ootamatu meeltesegadus või teadlik enesetapp. Andrei Kivisaar uskus, et Kivisaari uppumise põhjustas temast tehtud foto leotamine. Andrei Kivisaar jõudis tõele päris lähedale ja oleks sellega oma kohustused meie ees võinud täidetuks lugeda. Õigeaegne katkestamine oleks meid säästnud käesolevast tohutust tööst. Ka tema ise oleks võinud edasi elada rahulikumalt. 24. oktoobril 2000 õnnestus meie uurijatel 24 aastat tagasi tekkinud kujundid kokku panna. Tekkinud korrapäratu kolmnurga interpreteerimisel polnud mitut võimalust. Asetanud kolmnurga tipu A punkti, kus Torontos oldud ajal peatus Andrei Kivisaar, Corbett Street 5, osutas parempoolne nurk B aadressile McCree Drive 82, kus on 35 aastat elanud fotograaf Tommy Thompson. Nagu olime eeldanud, osutus nurk C aadressile Radburn Road 69, mis on kinnisvaramaakler Jim Carveri elukoht. Andrei Kivisaare katse Jim Carveri juurde koju pääseda ebaõnnestus.
Pärast lühikest kõnet majatelefonil pakkis ta asjad kokku ja lahkus Kanadast. Muutis nime, välimust, telefoninumbrit. Ajendiks neis olevat hirm, aga hirm mitte inimese, vaid ettemääratuse ees. Me pole päris kindlad, milles Jim Carveri ähvardus seisnes. Oletame, et sellele viitab viimane foto, mille me Andri Kivisaare fotoaparaadist leidsime. Pole raske ette kujutada, keda pildistab siin Tommy Thompson, kuid miks loovutas ta selle Jim Carverile? Kuni Andri Kivisaar seda fotot enda valdusse pole saanud, ei leia ta kuskil rahu. Loodame, et meie aruande avalikustamine, mis teenib üksnes tõe huve, ei kahjusta kuidagi tema huve.